Ja nagu siin ka juba korduvalt räägitud, nüüd siis jõustus määrus, kus on siis sees terve rida sõnu ja mingid numbrid. Ja ma mõtlesin, kuidas ma seda koolitust üles ehitan, ja hakkasin seda määrust lugema. Ja siis vaatasin, et okei, et siin määruses on nüüd kirjas, et me hakkame siis rajama varjendeid V1 ja V2. Et samal ajal määrus siis lubab juhinduda erinevatest asjakohastest juhendmaterjalidest. Juhtumisi olen ma kursis ühe juhendmaterjaliga. Juhtumisi on ka eesti keeles olemas, tõlkena. Seal on küll nagu sellised, nagu ikka tõlkevigu ja nii, aga tegelikult on juhendmaterjal olemas. Ja siis ma mõtlesin, et praktikuna, et kui ma nüüd annan selle juhendmaterjali, kus selle variandi nimi on S1, annan projekteerijale kätte ja ta projekteerib selle variandi valmis, et kas see nüüd vastab määruse nõuetele. Et ma ei hakka täna rääkima mingisugustest konstruktiivsetest arvutustest, nagu eelkõnelejad on ju rääkinud, et tegelikult on standardis kõik nagu suhteliselt detailselt lahti kirjutatud. Küsimus on nüüd, et mis numbreid me seal kasutame ja siis teeks selle ülesehituse niimoodi. Ja ma võtsin siis, tegin tabelit, võtsin, et mis nõue on siis määruses ja vaatasin, mis nõue võiks vastata S1 nii-öelda selles juhendis ja toon kõrvale siis ka mõningaid kommentaare ja natuke minu mõtteid selles vallas.